Nii, tere! Täna räägin sellistest asjast nagu iga süsteemis on mingisugused kindlad reeglid ja kui meil on vaja mingisuguseid kokkuleppeid teha, siis need kokkulepped võivad olla ühes süsteemis ühesugused ja teises süsteemis täiesti teistsugused. Nii et kui sina oled enda jaoks võib-olla selline väga sõnapidaja, sinu jaoks sa oled väga lojaalne inimestele, sa täidad oma lubadusi ja siis, kui sinuga saavad kokku inimesed, kes seda ei tee, siis on suur segadus. Sellepärast, et need inimesed, kes tulevad ja nendest kokkulepetest absoluutselt ei pea kinni, sellepärast, et nad on täiesti teisest süsteemist. Mul on endal olnud elus väga mitmeid selliseid kohti, kus ma olen aru saanud, et mina olen kokkulepetest tahtnud väga kinni pidada. Ma olen praeguseks ajaks seda kõike palju lõdvemalt võtnud. Ja vanasti oli mul selline tunne, et kui mina sõna annan, siis see sõna on. Sellest sõnast ma ei tagane. Aga ma näen, et see teine pool absoluutselt ikkagi nendest kokkulepetest kinni pidada ei taha. Ta laveerib kõrvale, ta unustab mind ära, ta ei, kuidas ma ütlen, ei pea oma sõna, siis tegelikult tuleb minul ka astuda samm tagasi ja mõista, et tema süsteemis on hoopis teistsugused reeglid. Täiesti totaalselt teistsugune lojaalsus ja sõnapidamine. Nii et need inimesed, kes annavad sõna ja peavad sõna, minu meelest neid jääb ainult vähemaks. Ja meil on väga palju, nagu te olete isegi näinud, väga palju pettureid siin maailmas. Nii et olge teadlikud ja väärtustage neid inimesi, kes on teie ümber ja peavad oma sõna ja on teiega ühes paadis. Nii et hoidke neid siis, kuidas ma ütlen, nagu kalliskive ja pöörake sellele rohkem tähelepanu ja võtke fookust ära nendelt, kes neid teiega seda kokkuleppeid ei pea, sõna ei pea ja rikuvad nii teie süsteemi kui ka kindlasti oma süsteemi. Ja kus see siis tuleb? See tuleb juba meie päritolu perest, kus me kasvame. Kui seal oli väga palju sellist manipulatsiooni, kokkulepetest mitte kinnipidamist, siis see tuleb juba sealt. Kui see tuleb põlvkondade kaupa, et reegleid ei ole austatud, siis see tuleb meie süsteemi sisse. Ja siis need inimesed ei austagi reegleid ja ei pea nendest kinni. Nad manipuleerivad, nad valetavad ja teevad kõik selleks, et nendel oleks õigus. Nii et tundke ära need inimesed ja tehke omad järeldused, kas nad on teile tegelikult vajalikud. Soovin sulle edu ja ikka juhendus sinu endani.